Kriisiaeg on mulle õpetanud, kui jumalik ja eluline on selline nähtus nagu lootus. Mulle tundub, et möödunud nädalatel on paljude lootus kõikuma löönud. On väsitud lootmast olukordade lahenemisse. Ja selles ei ole midagi imelikku. Ka Jeesuse jüngrid olid peale suurel reedel toimunut lootuse kaotanud. Selles olukorras oli see isegi loomulik. Ka mina ei tunne ühtki inimest, kes oleks siit ilmast lahkumise järel tagasi tulnud. Inimlikult on see ühesuunaline tee, aga meie lootsime. Need on 2 jüngri sõnad, kes kohtuvad Jeesusega, kes on juba surnust üles tõusnud, aga nad ei tunne teda ära. Sõbrad, selles ongi kogu lootuse võti. Alati ei tunne me ära, mille või kelle peale võime loota, rääkimata sellest, mida loota. Jüngritel olid oma unistused, inimestena on meil väga erinevad ootused. Kuid täna, ülestõusmispüha hommikul, võin tunnistada, Jumala peale võib loota, saab loota. Isegi kui meile tundub mingil hetkel, et kõik on lõppenud. Kuid temal on veel midagi varuks, milleni meie senine kogemus ei ole küündinud. Lootuse sügav sisu on usaldamises. Ristil ütleb Jeesus väga tähendusrikkad sõnad: Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Lootus ei ole kerglane lohutus, vaid sügav veendumus, et Jumalat saab usaldada, et Jumal viib oma plaani ellu ja kõiges selles mõtleb ta ka meie peale. Või kõike seda ta teeb, mõeldes meile, oma poegadele ja tütardele, keda ta väga armastab. Soovin kogu südamest, et Kristuse ülestõusmise püha kasvataks meis usaldust Jumala peale. See hoiab lootuse elus, kõiges ja kõikidel aegadel. Õnnistatud ülestõusmispühi. Su arm mind saatis, kui käisin eksideel. Mu eksimused andeks andsid ja sinu hiilgus mu patud varjutas. Nüüd sinu jaoks ma elan vaid su armus, mis igavene. Mu issand oled sa ja sõber nii hea. Oma elu sulle nüüd alistan ma, sest ma tean, end andsid minu eest. Kui kõik mu siit kaob su juures ma, just seal, kus armastus kestab. Su arm mind saatis, kui käisin eksideel. Mu eksimused andeks andsid ja sinu hiilgus mu patud varjutas. Nüüd sinu jaoks ma elan vaid su armus, mis igavene. Mu issand oled sa ja sõber nii hea.
armastus kestab just seal, kus armastus kestab. Õnnistatud ülestõusmispühade hommikut teile kõigile. Jeesus on üles tõusnud. Jah, ta on tõesti üles tõusnud. Need on need sõnad, millega ikka ja jälle kristlased 11 tervitavad ülestõusmispühade päeval, sellel hommikul. Ja eks põhjus ole ilmselge. See on Jumala sõnas ja ma tahan teiega koos lugeda Luuka evangeeliumi 24. peatükist esimesed 12 salmi. Aga esimesel nädalapäeval veel enne koitu läksid naised hauale, tuues kaasa lõhnarohte, mis nad olid valmis pannud. Ent nad leidsid kivi hauakambri eest ära veeretatud olevat. Ja kui nad sisse astusid, ei leidnud nad issanda Jeesuse ihu. Ja sündis, et kui nad olid nõutuses selle pärast, vaata, 2 meest seisid nende juures erevalges rõivas. Aga kui naised hirmu tundes silmad maha lõid, ütlesid mehed neile, mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Tuletage meelde, mida ta teile rääkis juba Galileas. Öeldes, et inimese poeg peab antama patuste inimeste kätte ja risti löödama ja 3. päeval üles tõusma. Ja naistele tulid meelde Jeesuse sõnad. Ja pöördudes hauakambri juurest tagasi, kuulutasid nad kõike seda neile 11 ja kõigile teistele. Aga need olid Maaria Magdalena ja Johanna ja Maaria, Jaakobuse ema ja muud naised koos nendega. Nad rääkisid seda apostlitele, ent need sõnad paistsid nende silmis otse kui tühi jutt ja nad ei uskunud naisi. Peetrus aga tõusis püsti ja jooksis hauakambri juurde ja kui ta kummargil sisse vaatas, siis ta nägi üksnes surilinu ja ta läks ära endamisi, imestades sündinu üle. Ülestõusmispühade lugu, see on eriline lugu, see on üks imesid täis imede lugu. Aga ometigi on see lugu, mis ei ole võib-olla siin meie riigis niivõrd kuulus, kui on jõuluevangeelium. See on lugu, mida me küll tähistame, see on tähtpäev, mida me tähistame, aga on ikka palju inimesi, kes ei näe selles erilist lugu, ei näe selles imede lugu. Tänane päev ei lähegi võib-olla neile rohkem korda kui ühe lihtsa puhkepäevana. Lihtsa põhjusena taas pidustada. Lihtne traditsioon, mida taas korrata, mida meenutada. Aga meie, kes me oleme Jumala lapsed, kristlased, usurahvas, meile on see erilise sisuga lugu. Tegelikult ülestõusmispühad hakkasid juba nädal aega tagasi. Palmipuude pühaga. Me teame, kus Jeesus tuleb eesli seljas ja kuidas inimesed ülistavad teda. Sealt edasi tuleb viimane söömaaeg jüngritega, siis tuleb Jeesuse äraandmine, siis Jeesus viiakse ühe valitseja eest teise ette, lõpuks tuleb suur reede, risti löömine. Ei tundugi nii positiivne lugu ja kui vaadata seda Jeesuse perspektiivist, siis tema jaoks läks kogu see lugu palmipuude pühast alates allamäge. Aina halvemaks, hullemaks, lõppedes ristisurmaga. Aga meile kui kristlastele tegelikult on lood hoopis vastupidi. Mida päev lähemale ülestõusmispühadele, seda enam me teame, et midagi erilist on sündinud. Aga olles võib-olla seal selles ajas, katsudes panna ennast jüngrite ja nende naiste kingadesse, ma usun, et see ei olnud rõõmuaeg, vaid see oli kurbuse periood, see oli leinaperiood ja see oli üks suur ehmatus ja üllatus, kui tõesti minna hauaplatsile ja leida see tühjana. Me peame mõistma, et läbi ülestõusmispühade on
rist väga tähtsal kohal. Ja rist on tähtsal kohal terves Eesti usus. Kristlaste seas, kristlastele. Rist on ristiusu keskne sümbol. Isegi siis, kui me igatsime, et Jeesus ei oleks pidanud kannatama ja kõik need hullud sündmused oleks võinud ära jääda, siis me peame mõistma, et ilma ristita ei oleks olnud risti löömist. Ei oleks Jeesuse risti löömist. Ilma risti löömiseta aga ei oleks ka Jeesuse matmist. Ja ilma matmiseta ei oleks olnud ülestõusmist. Ja peame mõistma, et ilma ülestõusmiseta ei oleks meil igavest elu. Kuigi Jeesuse jaoks oli võib-olla see käekäik seal kurb, ristipuule, surra, teda maetakse maha, aga siiski ta tõuseb ülesse ja ta teab, et tema taevasel isal, tema isal on hea plaan nii temale kui tegelikult kogu inimkonnale, et see ohver on seda väärt. Niisamuti ülestõusmispühad on tegelikult meenutuseks meile kui kristlastele uuesti sünnist. Sest mitte üksnes ei tõusnud Jeesus ülesse, vaid ka meie, kui me ühel päeval kohtusime Jumalaga, kui me kogesime Jumala ligiolekut, kui me otsustasime enda elu anda üle Jumalale, siis tegelikult ka meie elus oli üks uus sünd, üks ülestõusmine. Ja võib-olla seda on naljakas mõelda, aga see on see hetk, kus me otsustame oma elus, et nüüd me jätame vana elu maha. See vana elu, mis meil oli, me surmame selle, me alustame uut elu koos Jumalaga. Ja see on tegelikult kutse, mida Jumal esitab iga päev igale inimesele. Varem või hiljem sa seisad silmitsi selle kutsega. Ja kas sa tahad seda ära tunda või ei, see valik on juba sinu ees. Aga need, kes on juba Jumala lapsed, nad teavad, et nad on seisnud selles olukorras. Ja mõne jaoks on see väga selge hetk, selge olukord. Nii nagu minul noore 12-aastase poisina. See oli väga selge olukord, ma teadsin, mis toimub. See võttis küll aega väga pikalt seal missionääride keskel käia ja kuulda neid lugusid ja jõuda selle mõistmiseni. Aga mõne jaoks ei olegi võib-olla olnud nii selge lugu. Võib-olla sa oled kristlaste pere laps ja see on tulnud kuidagi sujuvalt. Võib-olla sa oled enda elu andnud juba varakult lapsena Jumala kätte. Aga vaatamata sellele, see on üks etapp elus, kus sa tegelikult alustasid uut elu, sa tõusid ülesse. Sellepärast, et kui oleks olnud nüüd seda ülestõusmist, siis tegelikult oleks meie usk ka tühine. Ja Paulus räägib sellest Korintuse kogudusele 1. Korintuse kirjas 5. peatükis, salm 17. Ta ütleb, kui aga Kristus ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine. Siis te olete alles oma pattudes. Aga tänu ülestõusmisele, tänu sellele, et haud oli tühi, tänu sellele, et Jeesus suri meie pattude eest ja tõusis ülesse, võime ka meie olla vabad. Sest meid kutsutakse uskuma seda ja kinnitama, et see on selle usu tulemus. Ja meid kutsutakse oma elu muutma. Ja nõnda kutsub Jumal ka enda elu üle andma temale ja temaga koos edasi minema. Ja nii on iga kristlase elus see uuesti sünni etapp. On see siis suuremal või väiksemal kujul. See on see hetk, kui me ka justkui käime Kristusega ristipuu pealt läbi ja läheme hauda ja sünnime uuesti. Ja sinna hauda jääb maha meie vana isiksus, meie vana loomus, meie patud. Kõik see ilmalik ja maine. Ja see on ka meenutus tegelikult, et ühel päeval, kui Jumal kutsub meid ära, võtab ära meid siit maailmast, samamoodi kõik see ilmalik, see maine jääb maha. Aga meid kutsutakse elama igavest elu.
nagu ma ütlesin, see on justkui vana elu maha jätmine hauakambrisse. Oma pattude, oma vana loomuse. Ja iga kristlase elus ühel hetkel lähevad sammud edasi, et me jõuame ristimise vette. Ja see on see sümboolne hetk, kus me näitame ka pealtvaatajatele, et see on meie usutunnistus. Me igatseme Jeesusega koos elada oma elu. Sest Jeesus Kristus on üles tõusnud, ta on elav Jumal. Tema on meid päästnud. Meie ei pea ristipuu peal tegelikult kannatama oma pattude eest. Ja nii me tunnistame seda. Ja me jätame. Ja minu arust vette ristimine on ka justkui see sümboolne. Sind vajutatakse vee alla. Sinu vana isik, sinu vana elu, sinu vana identiteet jääb sinna vette. Jääb sinna veehauda. Ja sa tõused välja ja lähed edasi uue inimesena. Jeesus annab sulle uue identiteedi. Ja see on uue noore kristlase elus väga kriitiline aeg. Me vajame inimesi enda ümber, vajame kristlasi, kes juhendaks meid, kes juhataks meid, kes julgustaks, eriti siis, kui raske, eriti siis, kui vana elu püüab meid järgi. Vanad sõbrad tulevad meile järgi, võib-olla meid kiusatakse taga, võib-olla me ei oska seletada seda, kus me täpselt oleme, me üritame jagada enda elu ja öelda, mis juhtus, mis toimus, meist ei saada aru. See võib olla keeruline aeg. Jeesus ei ole öelnud, et nii kui sa saad usklikuks, nii kui sa annad elu minu kätte või nii kui sa käid ristimisveest läbi, et nüüd on elu lill. Oi ei, üldse mitte. Aga ta ütleb, et sa saad uue rõiva, mida kanda. Uue identiteedi ma annan sulle. Jeesus annab uue maailma väärtused sinu ellu. Sealsamas maha jäetud hauas on ka meie vana elu. Aga on inimesi, kes millegi pärast lähevad sinna hauale tagasi. Nad ei suuda nagu lahti lasta sellest vanast loomusest, nendest vanadest asjadest. Ja mõelge, see oleks ülestõusmispühade siuke naljakas olukord, kus naised lähevad hauale ja mõtle, see oleks väga koomiline selles loos, kui kivi ei olegi ära veeretatud. Nad peavad higistama ja ähkima ja puhkima või otsima abi, et keegi nüüd lohistaks selle kivi sealt haua eest ära. Ja nad lähevad hauale sisse ja vaatavad, et oi, et Jeesus ei olegi ära läinud, ta on üles küll ärkanud, aga ta istub seal enda asjade juures ja loeb raamatut või tänapäeval seal, nagu tänapäeval lehitseb iPadi või vaatab Kindlit, nutitelefonis seal surfab ja chatib ja annab teada, teeb status update. See oleks ikka imelik lugu. Aga ometigi on inimesi, kes jäävad sellesse kinni. Nad ei suuda lahti lasta hauast. Sellepärast Paulus kutsub ka Kolossa kogudust ülesse. Ja ta kirjutab neile Kolossa 3. peatükis, salmid 2-3. Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal, sest te olete surnud ja teie elu on Kristusega Jumalas. Koos Kristusega Jumalas. Mõelge selle peale. See ei ole 21. sajandi mure. See, et inimesed tahavad kinni hoida enda vanast elust, see oli juba 1. sajandi mure. Ja Paulus nägi seda. Ta nägi, et elud muutuvad, ta nägi ka, et kogudused muutuvad, aga ta nägi, et oli ka neid, kes läksid tagasi oma vana elu, oma vana kommete juurde. Nad ei osanud lahti lasta või midagi oli, mis hoidis need kinni. Ja see on justkui see haual külas käimine. Isegi kui need surilinnad, see vana mina jäi sinna maha, sa lähed ja silitad ja igatsed selle järgi, nutad ja sa ei oska sellest lahti lasta. Aga ometigi Paulus ütleb, et ei, mõelge sellele, mis on ülal. Teile antakse uus siht. Ärge mõelge sellele, mis on maa peal, mis jäi sinna hauda maha, sest te olete surnud ja teie elu on koos Kristusega Jumalas. Jeesuse juurde tuli ka üks kirjatundja. Ka temal oli mure, sest ta ei saanud aru, et mis see tähendab. Ta oli Jeesuse järgija, aga ka tema ei saanud aru, mis tähendab uuesti sünd. Mismoodi ta saab uuesti ema üsasse minna, uuesti sündida.
Aga see on see olukord. Ja ülestõusmispüha on ehe meenutus sellest, et Jeesus Kristus on meie ees surnud. Ta on juba meie patu võla maksnud, meie pattude ees surnud. Meie peame selle vastu võtma, selle kingi vastu võtma, uskma sellesse ja muutma oma elu, jätma vana elu maha sinna hauakambrisse ja küsima, mis on see Jumala plaan meie elu jaoks. Andma enda elu Jumala kätte juhtida. Ja sealt samast hauakambrist välja minnes, me lähe sealt ära alasti. Vaid meile räägitakse ka uuest rõivastusest. Isegi tähendamissõnad räägivad uuest rõivast ja pidulauast ja kuidas peremees kutsub ja ütleb, et aga te ei sobi siia lauda, sest teil ei ole peorõivast seljas. Aga Paulus seal samas Kolossa kirjale edasi kirjutades 9. ja 10. salmis ütleb, et ärge valetage üksteisele, sest te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega ja olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma looja näo kohaselt. Nii et te olete vana inimese ära võtnud, te olete selle maha jätnud, see on seal hauakambris, see on surnud koos Jeesusega. Teil on antud ülestõusmises uus rõivastus, mis tunnetab oma looja näo kohaselt. Ja selle uue rõivastusega tuleb ka meile püha vaimu osadus. Meile öeldakse, et meid ristitakse püha vaimudega, meile antakse püha vaim selleks, et me tunnetaksime, me näeksime, me teaksime, mida Jumal tahab. Et me suudaksime teha neid asju, mida Jumal igatseb teha. Oli üks koolipoiss, kelle nimi oli Mart. Ja ta oli siuke tavaline keskmine koolipoiss. Ta lihtsalt tahtis koolist läbi minna, ta oli pidutseja, ta oli sõprade seltskond, kellega ta pidevalt käis ainult pidudel, ta vaatas, et koolitööd saaks enam-vähem tehtud, aga ega ta väga ei pingutanud. Ja loomulikult peod, kus ta käis, alkohol oli seal asjade juures, mõned tegid narkotsi ja see oli tema elu osa. Ja ühel päeval kooli minnes ta oli hilinemas ja selleks, et kooli jõuda, ta jooksis. Tal oli juba nii palju puudutud tunde ja ta oli nii ääre peal, et ta võib ka koolist välja kukkuda ja ta jookseb kooli. Ja loomulikult ta koolistaadionist kimab mööda tundidesse ja kehalise kasvatuse õpetaja näeb seda. Pärast tunde kehalise kasvatuse õpetaja otsib ta üles ja ütleb, et kuule Mart, et ma nägin, kuidas sa täna kooli jooksid, see oli võrratu. Kas sa ei tahaks tulla jooksutrenni? Hakata meil pikamaa jooksjaks või lühima jooksjaks, maratoni jooksjaks, mida iganes, hakata tegelema jooksutrenniga. Sest ma usun, et see sobib sulle. Ja Mart ütleb, et tead, kallis õpetaja, see ei ole väga minu rida. Et ma olen pidutseja tüüp, ma võtan elust, mis võtta annab ja elan nii kaua, kui antakse ja see on nagu minu osa. Õpetaja ütleb talle, et aga mõtle selle järgi. Et sa võid ükskord tulla lihtsalt proovima. Tule trenni proovima ja vaata, kuidas see on. Ühel päeval Mart siis ikkagi mõtles nende sõnade järgi ja ta otsustas, et hea küll, ma lähen sinna trenni. Ja ta harjutab seal seda jooksmist ja tuleb välja, et ta on väga hea. Ta on isegi treenimata, senimaani treenimata nendest, kes seal trennis on, parim. See jooksmine, mida ta saab teha, see on väga hea. Ja nii ta näeb seal, et see võiks olla tema uus tulevik, tema uus elu. Ja ta hakkab seal trennis käima, ta harjutab ja ta saab väga hea jooksja. Ja ühel päeval on võistluste päev ja ta teeb soojendust ja on harjutamas seal staadioni peal ja ta näeb, kuidas üle staadioni muruväljaku tulevad tema vanad sõbrad ja vana tüdruksõber ja tulevad, ütlevad, kuule mees, mis sa teed siin? Nalja teed või? Kuule, meil on kohe varsti algamas üks väga äge pidu ja tüdrukud tulevad sinna ja meil on alkoholi ja narkotsi ja tule, et see saab väga äge olema. Et mis sa ikka selle mõttetu jooksmisega siin tegeled. Ja Mart vaatab neile otsa ja ütleb, et teate, ma ei tule. Ma ei saa tulla. See ei ole enam minu jaoks. See, mida ma täna siin teen, see jooksmine, see on uus mina. See, mida teie teete, ei ole enam minule.
Ja nii sai Mart aru sellest uuest kutsest, uuest visioonist, uuest eesmärgist oma elus. Ja nõnda samuti on ka meiega. Kui me kohtume Jumalaga, Jumal annab meile selle uue eesmärgi, uue sihi, uue elu. Nii et me ei pea osa olema sellest vanast. Ja isegi kui kristlased, isegi pastorid, kes iganes usurahvas, isegi kui nad on patukiusatuses, nad ei tee pattu. Mitte sellepärast, et keegi ütles, et sa ei tohi teha, vaid sellepärast, et see ei ole enam nende loomuses. See ei ole selles isiksuses, selles uues identiteedis, mille Jumal andis. See ei ole osa sellest uuest rõivastusest, millega meil tuleb rõivastuda, kui me hauast välja astume, kui me uude vaimulikku ellu astume. Uus rõivastus on Jumala käest. Ja püha vaimu osadus on Jumala käest. Ja nii Paulus kirjutab Rooma kogudusele 8. peatükis, salm 11. Kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnust üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Seega ülestõusmispühadega meenutatakse meile, et uuesti sünnis, selles uues elus Jumalaga on meil ka püha vaimu osadus. See sama püha vaim, kes äratas Jeesuse surnust üles, on ka meile kinkinud äratundmise, uuesti sünni. Ja ka tema teeb meie elud, meie ihud elavaks. Ta elab meie sees, ta igatseb meie sees elada. Ja vaatamata sellele, mis toimub väljas maailmas, ükskõik millistes kriisides me elame, ükskõik kui palju meie isiklik elu võib-olla saab raputada ja vangutada, ükskõik kui keerulises olukorras me oleme, siis tegelikult püha vaim meie sees meenutab meile issand antud tõotusi igavesest elust, igavikust. Ta meenutab meile erinevaid tõotusi. Püha vaim hoiab meid 2 jalaga maa peal, kingib meile rahu ja kindlustunnet. Ülestõusmispüha on see meenutus Jeesuse tõotusest ja armust. Jeesuse tõotusest ja armust meile. Ja loomulikult ka meie usu läbi katsumusest. Täna on see päev, kus küsitakse ka meilt, kus me siis oleme. Kas me oleme uuesti sündinud? Kas me seisame ikka veel haua lävel ja hoiame vanast elust kinni? Või me oleme välja tulnud ja käime pühas vaimus issanda antud rada. Johannes evangeeliumi 11. peatükis salmid 25 ja 26 ütlevad. Ja seda ma ütlen ka oma sõnumi lõpuks. Jeesus ütles talle, mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda? Nii küsib ka Jeesus seal. Kas sa usud seda? Palvetame üheskoos. Hea issand Jeesus, tänu sulle, et sina oled näinud ristipuu peale meie eest. Sa oled surnud ja kandnud meie patud. Issand, sa ei ole jäänud ristipuu peale. Ja see on kõige fantastilisem osa, mitte ainult tänases päevas, vaid kogu maailma ajaloos. Sina oled üles tõusnud, sa oled elav Jumal. Ja tänu, et see kinnitus läheb tänasest päevast edasi. See rõõmu sõnum läheb tänasest päevast edasi. Issand, sina oled üles tõusnud. Ja sa kutsud ka meid uuesti sündima ja üles tõusma, elama koos sinuga. Issand, ma palun, et sa niiviisi taas kinnitaksid meid. Kui me käime sinuga koos, issand, kinnita meid, et me oleme õigel rajal. Aga issand, kui me oleme ka eksinud, kui me hoiame võib-olla vanadest asjadest kinni seal hauakambris, siis issand, näita, mis need on. Laseme neist lahti lasta. Issand, et me võiksime rõivastuda uuega, mida sina annad.
ja Isa, kui me ka ei ole saanud täielikult aru, mis on üles tõusmine, mis on see, mis juhtus, siis issand, kingi meile seda arusaamist. Kingi meile mitte kurvastust, vaid rõõmu sinu nime läbi. Sest issand, sina oled tõotanud, et sinuga koos me võime pärida igavese elu ja tänu sulle, Jeesus. Tänu selle eest. Tänu, et sina avasid taeva värava uksed meile. Tänu, et meil võib olla isiklik osadus sinuga. Isiklik osadus taevase isaga. Issand, sa oled võrratu. Sa oled hea, issand. Rahutooja. Armuline. Kiitus sulle. Halleluuja. Halleluuja. Amen. Jeesus Kristus on üles tõusnud. Tõesti, ta on üles tõusnud. Õnnistatud ülestõusmispühi teile. Amen. Sulle kiitus tahan tuua kogu oma hingega. Ärgu minu süda eales väsigu sul laulmast. Jeesus, sinu vere läbi elada saan vabana, et mul enam eal ei unuks eladagi vabana. Kui ma ainult vaatan, kui ma ainult kuulatan, siis näen, kui meeline looja, imeline elutooja, kiitke teda päike kuu, iga inimlapse suu. Väljab võimu lõplik hoidja, südamete õrnalt hoidja, kiitke teda linnud puud, iga inimlapse suu. Käed taevas lained merel sulle kiitust laulavad, mereloomad taevalinnud sinu tarkust näitavad. Tuulgi laulab, päike välgub, et su vägi ilmsiks saaks. Viljapuud ja väiksed käbid sinu tarkust näitavad. Kui ma ainult vaatan, kui ma